Tere õhtust, rõõm teid jälle näha kõiki siin. Ütlen paar sõna sissejuhatuseks, maksimaalselt 5 minutit. Miks selline teema? See teema kerkis, mõte korraldada selline loeng tekkis mul umbes 6 aega tagasi, kui ma käisin esinemas ühele, kutsus üks Eesti suur kindlustusfirma juhatus, kutsus esinema ja teema ikka see, mis siis võiks järgmine aasta saada ja kuidas oma eelarveid teha ja mis üldse võiks siis nagu toimuma hakata. Täitsa sellised legitiimsed küsimused. Ja ma olen ju suure osa ajast oma elus pidanud tegema nägu, et ma oskan sellistele küsimustele vastata, mida ma pole muidugi kunagi osanud. Aga vanusega kuidagi ei taha enam väga suurt pada ka ajada, et hästi loomulikult me oleme kohustatud, me oleme kasulikud nendel teemadel mõtleme, aga mida me ka ei mõtleks, üks on selge, et välja me seda ei mõtle, et me võime tulevikku nii sama palju ette aimata kui veel vähemgi kui kasiinos, mis muidugi tähendab seda, et me ei võiks aeg-ajalt siis täppi minna. Aga kuivõrd me niikuinii välja ei mõtle seda, mis tulevikus tuleb, et mis on siis järgmine parim teguviis. Ja ma arvan, et järgmine parem teguviis on korraldada oma asjad nii, et mis ka juhtuks, me oleme selleks, mis ka juhtuks hästi ette valmistatud. Ja siis oligi selle lühikese kokkusaamise lõppu, pühendasimegi nendele teemadele eelkõige ja ma mõtlesin oma sellise see oleks siis justkui iga taseme juhtide ülesanne koondada kuidagi siis tagada see, et mis ka juhtuks, vähemalt see allüksus siis toimiks kõige paremal mõeldaval viisil ja siis üldse järgmine küsimus selle juurde, mis on üldse juhi roll ja nii edasi. Ja see omakorda tõi mulle meelde taaskord ühe tsitaadi Jordan Petersonil, kust või isegi mõtte pigem, mitte tsitaadis on nagu natuke laiem mõte, kus ta arutleb sellele, et räägib sellest, et jah, et juhtimisalane kirjandus, see on, me teame, milline ta on, et enamikul juhtudel on üks poolmõistlik mõte venitatud laiali umbes 200 leheküljele, eks see, mis sa saad niimoodi siis lugeda lõpuks on küllaltki parimal juhul poolpiinlik. Et esiteks on see, et see on väga pinnapeale sageli ja vähe konsulteeritakse, et kui me nüüd hakkame otsima seda kontsentraati, tema siis arutab niimoodi, et juhte on väga erinevaid ja kui me hakkame nüüd otsima seda kontsentraati, et mis on kõikidele juhtidele omane või mis peab olema ja minu meelest ta tõi välja kaks asja, mis mulle väga meelsid. Üks on see, et punkt 1, et sa pead teadma, kuhu sa lähed ja punkt 2, pead suutma sellest teistele rääkida ja parem, kui sa teed seda niimoodi kaasa kiskuvalt. Ja siis teine, ja mis nüüd toob meid lähemale juba selle tänasele ettekande oli see, et kuivõrd see keskkond meie ümber on selline, et ammugi, et me ei suuda teda ette aimata, me isegi sellest aru, mis siin praegu toimub, sest see ümbrus on lõpmatult kompleksne ja me kõik võtame seda niimoodi läbi erinevate filtrite vastu. Et siis tõenäoliselt parim, mis me teha saame, on mina jõudsingi siis jällegi oma väikse veaga sellise tähtsa mõisteni nagu mitmekesisus. Aga, ja siin on kohe see tingimus, võib-olla mitmekesisus selles politiseeritud või siis ideologiseeritud mõttes, mis tihti tähendab lihtsalt vaid teist nime ühetaolisusele, vaid reaalset mitmekesisust. Ja nüüd on küsimus siis mida see tähendab siis mitmekesisus, et mis on need parameetrid, mille alusel me siis erineme ja siit siis tuligi see mõte, et me näeme kõik siin maailma, lõpmatult kompleksset maailma läbi mingite personaalsete filtrite ja võiks siis, et oleks hea, kui keegi asjatundlik inimene tuleks räägiks meile, et mis need põhilised filtrid meil siis on, mille läbi me näeme ja ma mõtlesin, et pole mõtet hakata siin jalgratast leiutama, vaid alustame siis sellest samast kuulsast suure viisiku mudelist. Mul on
väga hea meel tervitada teie toel siis aplausiga meie seas täna esimest korda Tallinna Ülikooli psühholoogia professorit Andres Pulberit, kes meile sellest kohe lähemalt räägib. See, millest tõepoolest võiks juttu teha, on laiemalt öeldes isiksuse psühholoogia. Selle kohta on suurepäraselt ja palju erinevat juhtimispsühholoogia sellest poolest, mis on siis raamaturiiulitel müügil raamatupoodides, kus on iga organisatsiooni tüübi või organisatsiooni teatud käitumise kohta oma kindel tüüp leitud. Ei saa isiksuse psühholoogia sellega vähemalt akadeemilises maailmas hakkama, et ta ütleks, et on olemas sellised isiksuse tüübid. Ja miks see nii on? On tulenevalt suuresti asjaolust, et selleks, et öelda, et miski asi kuulub mingisse tüüpi, peavad olema need omadused võrreldud kultuuri mingite keskmiste näitajatega. Miks see nii on? Vastus väga lihtne. Näiteks psühhopaatilised omadused, mis on enamasti rohkem esindatud ühiskonna tipus, mitte aga allpool, nad on edukamad lihtsalt sel põhjusel, et sotsiaalsed emotsioonid vähemalt läänekultuuris, mõeldud on süü- ja häbitunne, mitte alati ei võimalda saavutada edu viisil ja kombel, mis oleks esile tõstetud. Siis see, mis on ühes kultuuris psühhopaatne, ehk siis küüniline, teises kultuuris on norm, mis tähendab seda, et kultuurid erinevad ka selle poolest, kas see või teine omadus, mis inimesel on, tuleb pidada seda patoloogiliseks või tuleb pidada seda normaalseks. Nõnda siis on nagu raske kirjeldada universaalseid tüüpe, sest see, mida me suudame selles akadeemilises psühholoogias teha, on kirjeldada teatud omadusi, küsida selle kohta, millised need omadused on, kui palju need on ja millest nad väljenduvad. Tõepoolest, psühholoogia selles isiksuse psühholoogia mõttes on jõudnud oma lingua francani ehk siis keeleni, milles isiksuse psühholoogid räägivad. See ongi see suure viisiku mudel. Ehk ei saa olla isiksuse psühholoogiat, kes ei kasutaks selle tänase jutu aluseks oleva mudeli termineid. Ja miks see nii on, tuleneb väga lihtsast asjaolust, et on tõenäoliselt leitud need põhilised omadused, ilma milleta ei saa ennustada inimese käitumist ja mis on piisavalt püsivad, täpsemalt öeldes 5. eluaastast kuni liines lõpmatuseni, oletades, et meil on positiivne programm ellujäämisega. Siis see tähendabki seda, et nende püsivate omaduste tõttu on võimalik teha seda, mida muidu pole kunagi olnud võimalik enne teha. Nimelt, teha prognoose võimalike käitumiste kohta. See suur viisik iseenesest on ka teistpidi oma nende kirjelduste ja omaduste kirjelduste mõttes eelkõige ka selline isiksuse mudel, mis ütleb ja deklareerib, et need isiksuse omadused, mis on rohkem esindatud inimesel ja mille tõttu me saame öelda, et ta on selline või säärane, on need samad omadused, mille kaudu ja mille abil inimene kirjeldab maailma. Ehk teisisõnu, see, kui ma olen rohkem emotsionaalsem, siis ma näen ka rohkem emotsionaalsust selles maailmas, panen seda rohkem tähele ja kirjeldan maailma rohkem emotsionaalse inimese moodi. Kusjuures selle sama mudeli just kõige olulisemaid rakendusi seisneb selles, et kui ma võtan selle sama isiksuse mudeli testi ja täidan tema vormi, ehk teisisõnu ma kirjeldan teist inimest ja hiljem lastakse sellel inimesel täita mina vormi, ehk ta kirjeldab iseennast, siis see kokkulangevuse määr on selline, mis võimaldab meil öelda kahe sõltumatu kirjeldaja
kirjeldus isiksuse kohta läheb niivõrd hästi kokku sellega, mida inimene ise ütleks, et ei olegi vaja, et tema teidaks. Ehk siis see asjaolu on teinud kogu selle suure viisiku äärmiselt populaarseks, äärmiselt oluliseks ja pole ka midagi imestada, et tema mõõtevahend suure viisiku test nimelt on tõlgitud üle 120 keelde, kaasa arvatud Bushmanite keelde. Ja mis on kõige huvitavam, selle sama testiga kirjeldatakse lehmade isiksust näiteks ja mis võib tekitada suuri elamusi, rääkimata primaatides. No heakene küll, kui nüüd hakata mõtlema, siis see sama keel, mida inimene kasutab, see peab kirjeldama ka sõnu isiksuse kohta ja järelikult nii või teisiti ka selles komplektis sõnades nimelt, mida me kasutame, on ilmselt 5 erinevat teemat. Millised need on? Tegelikult 5-6 teemat. Millised need teemad siis on? Midagi, mis kirjeldab emotsioone. Kas see kirjeldab isiksust? Jah, kirjeldab. Midagi, mis kirjeldab suhteid. Kui palju, kui tihti, mismoodi, kas on sedamoodi või teistmoodi. Järelikult on mingi suhete kirjeldamise ruum, millesse tuleb ka vist vaadata sedamoodi, et see on ka isiksust kirjeldav. Selle taga on põhimõte, et see, mis on inimesel omadusena, see peab peegeldama ka suhetes. Miski peab olema ilmselt see, mis kirjeldab motivatsiooni ehk siis midagi niisugust, mis paneb inimest tegutsema. Mis on eesmärk, kuidas ta eesmärgi püsivus välja näeb, kuidas ta korrastab ülesandeid, kuidas ta jagab ülesandeid ja kuidas ta suundub ülesannete suunas. Nii siis 3 teemat juba igal juhul. Kas on veel midagi vaja? Aga oletagame, et meil on vaja ka midagi niisugust, mis kirjeldaks teatud abstraktseid väärtusi. Näiteks ausus, näiteks siirus. Järelikult inimest saab kirjeldada ka selle, kas ta on hea või halb, et teatud moraalsed kategooria. Järelikult peavad olema ka omadused, mis peegeldavad seda, kuivõrd vastavuses ta teatud väärtustele või väärtustega käib ja käib. No ja ilmselt peaks olema veel midagi niisugust, mis kirjeldab võimekust. Võimekus tähendaks siis oskust lahendada teatud tüüpi ülesandeid, kui see on vaimne võimekus intelligentsuse mõttes, siis see on kas jumalast antud või loodusest antud võimekus ja kirjeldab potentsiaalset ülemist piiri, milleni üldse vaimne areng sellel inimesel võib kulgeda. Kas isiksust on vaja kirjeldada selle äri, kas on andekas või mitte? Ilmselt jah. Niisiis, need 5 teemat, 6. teema tuleb sisse tegelikult orientaalkultuurist, eelkõige Hiinas tehtud uuringutes, kus ei õnnestu kuidagi 5-faktorilist mudelit kasutada, ilma et ei toodaks sisse veel midagi. Ja see põhineb orientaalkultuuri väga olulisel omadusel. Nimelt, nendes kultuurides ei ole tähtis mitte inimene, vaid tähtis on see, kuhu ta kuulub. Ja järelikult, kui küsida orientaalses kultuuris inimese käest, kas oled õnnelik, siis see on natuke naljakas küsimus, sellepärast ma saan vastata orientaalkultuuris vaid nii, et ma olen õnnelik siis, kui mu sugulased on õnnelikud. Ehk siis meie vormis vastus tähendab ka seda, et isiksusse on vaja sisse tuua midagi, mis kirjeldab kollektivismi. Nõnda siis need 5 omadust. Jättes nüüd kõrvale Hiina, mis meile väga meeldib mõistagi, kellele meeldib, kellele mitte. Niisiis, kuidas siis selle suure viisikuga on? Kõigepealt me peame ütlema seda, et need 5 omadust on üksteisest sõltumatud, mis tähendab automaatselt ära seletatult seda, et need 5 isiksuse omadused, juhul kui me eeldame, et kõik 5 omadust on pärilikult oma dispositsioonidelt, ehk nad suuremal või vähemal määral on sellised omadused, mis kantakse edasi läbi geneetilise teatud komplekti, siis paratamatult me peame ka lähtuma sellest, et kui me ütleme, et inimene on selline ja sellise omadusega, siis sellest ei tulene mitte midagi ülejäänud 4 omaduse kohta. Miks on oluline teada? Näiteks kui keegi ütleb, et see inimene on närvihaige, siis loomulikult ma lähtun sellest, et kuna ta on närvihaige, siis ta on laisk, ei saa hakkama, ei taha rääkida ja igasugused muud asjad juurde.
Vot akadeemilises psühholoogias on see oluline teadmine, et need omadused ei ole omavahel seotud. See, et ma olen närvihaige, ei tähenda mitte midagi selle kohta, kuidas ma hakkama saan. Ta lihtsalt ütleb seda, et ma olen närvihaige. Nõnda siis 5 omadust, mis on üksteisest lahus, mis tähendab statistika keeles seda, et nad ei ole omal korreleeritud. Ja iga üks järelikult peab olema determineeritud spetsiifiliste kas ajuosadega, geenikomplektidega, selle taga peab olema kahtlemata organismiline mingisugune vormistus, kas hormonaalne näiteks. Ja see viitab ka see asjaolule, et psühholoogia otsibki neid pärilikult edastatavaid, sest ainus seletus püsivatele omadustele tuleneb sellest, et midagi peab olema kaasa sündinud. Ja vastavalt siis sellele need 5 omadust ongi siis midagi niisugust, mis on vajalikud. Selleks, et ära seletada kogu paljusus 7,5 miljardil. Kuda see võimalik? Vaat nii ongi. Tõepoolest, erinevus seisneb mitte selles, et kas on omadus või mitte, vaid erinevus seisneb selles, kui palju seda omadust on. Ja vot see omaduse manifesteerumine ehk väljendumine on siis see, mida isiksuse psühholoogia kirjeldab oma testidega. Heakene küll, võtame siis ette ja küsime, mis nendest 5 isiksuse omadusest ja kuidas ta siis väljendub, on see, mida saaks pidada kõige fundamentaalsemaks, ehk siis see, mille järgi inimkond jaguneb. Selleks on neurootilisus. Neurootilisus isiksuse omaduse mõttes tähistab emotsionaalset kõikuvust. Mida kõrgem neurootilisus, seda kõrgem on emotsionaalne kõikuvus ehk variatiivsus. Järelikult, kui on madal neurootilisus, siis see tähendab seda, et inimese emotsionaalsed reaktsioonid on püsivamad kui inimesel, kellel on kõrgem neurootilisus, mis siis viitab sellele, et äärmusjuhtudel on tegemist bipolaarse isiksuse häirega, kus emotsioon võib päeva jooksul üles alla kõikuda depressioonist eufooriani. Nüüd, millele see viitab? See viitab sellele, et neurootilisus kui emotsionaalne kõikuvus tähistab ja väljendub järelikult mingites omadustes, mis on siis selgemalt ja kitsamalt väljendumas konkreetsetes oludes. Mis need on? Neurootilisuse kõige olulisem väljendus on ärevus. Ärevus tähendab ebamäärast hirmu, mille kohta ma ei saa öelda, mida ma kardan, kuid mis on intuitiivselt arusaadav, kui ma ütlen, et mulle tundub, et õhus on mingi sündmus. Kohe läheb lahti katastroofiks. Kohe esitatakse Euroopa Parlamendile 2 Eesti tsooni ettepanek, see on intuitsioon tegi. Niisiis, seda pole veel juhtunud, aga ta võib juhtuda. Vaadake, see ärevushäire tähendabki mitte midagi muud kui seda, et inimesel on teatud ebamugavus võimaliku ohu tekkimisel. Ta ei tea, mis see on, kuid ta tunneb, et see oht on kuskilt tulemas. Nõnda siis ärevus tähendabki eelkõige neurootilisuse väljendust. Järelikult kõik inimesed, kes tunnevad hirme tulevikus toimuvate sündmuste pärast, see on tüüpiline neurootilisuse ilming. Ja sellega seonduvad on ka veel teised väljendused, ehk siis teatud tüüpi harjumused. Niisiis harjumus tunda ärevust on üks neurootilisuse vormistus. Täpselt samamoodi nagu ka veel 5 ülejäänud, mis enamasti nendesse dimensiooni kirjeldustesse ka kuulub, sest näiteks neurootilisuse hulka kuulub ka impulsiivsus. Niisiis inimene, kellel on kõikuvad emotsioonid, on samal ajal ka enesekontrolli kaotav või pehmemas versioonis allub kiusatustele, mis tähendab seda, et kui on midagi, mis segab tegevust see, mida te olete harjunud ise oma nahal kogema, põhimõtteliselt distantstöö ehk kaugtöö. Vahet ju ei ole, kus sa istud, on ju. Aga vahe on selles, et kui sa istud selles kohas, kus on igasugused ahvatlused, mis kõik kas häälitsevad, näitavad pilte või on kapike, kus on midagi, mida ju võiks proovida, siis paratamatult see kaugtöö efektiivsus langeb mitte sellepärast, et see töö on kuidagi väga kaugelt tulnud,
vaid ta langeb sellepärast, et mul on keskkonnas kogu aeg mingid distraktorid, mis segavad mind minu töös. Nõnda siis neurootilisus väljendub ka impulsiivsuses, kus ma allun teatud kiusatustele ja need kiusatused paraku nihutavad mind minu tegevusest kõrvale ja selle taga on neurootilisuse ilming. Nõnda siis on need kaks olulisemat ära nimetatud, milles väljendub neurootilisus. Ehk siis teisisõnu, see on harjumused sellisel viisil käituda ja need viitavad emotsionaalsele kõikuvusele. Psühholoogia oskab selles mõttes üllatada, et kuidas küll on võimalik tuletada emotsionaalsest kõikuvusest näiteks see, et ma allun teatud häirivatele asjaoludele. Seost ju nagu väga ei ole, aga selleks, et psühholoogia ongi, et oma 80-aastase töö tulemusena osata näha selliseid linke, mida muidu palja silmaga ei näe. Nii neurootilisus. See jagab tegelikult inimesed kõige paremini kahte lehte, kõrgema neurootilisusega inimesed ja madalama neurootilisusega inimesed. No mida võiks arvata näiteks ääremärkusena selle kohta, et kuidas siis selle omadusega on, kas ta kõrge neurootilisus on miski, mis vähendab sooritusedukust ehk tööalast efektiivsust, jah, nii on. Juhul, kui tehakse kõik võimalikke prognoose, kaasa arvatud näiteks prognoose selle kohta, kui edukas see juht või kui edukas see keskastme töötaja on, siis kui on tegemist kõrge neurootilisusega, siis on kohe kahtlus, et ta ei sobitu ja ei sobi sellele juhi rolli. Ehk siis on niivõrd tugev ennuste. Selge see, et mida neurootilisemad inimesed on, seda vähem on nad rahul eluga. Nüüd üks seksistlik märkus. Nagu arvatagi võib, on naiste neurootilisus keskmiselt kõrgem kui meeste oma. Et mis nüüd saab? Liisa Pakosta, minu väga vana ja hea tuttav, on kahtlemata väga rõõmus, kui ta saab kaebuse minu kohta, et jälle on seksistlikud märkused. Nüüd pangem tähele seda, et siin ei ole midagi öeldud konkreetse inimese kohta, see on lohutus. See on statistiline, jaotused kattuvad. Aga keskmine väärtus on naistel alati kõrge. Sellest tuleneb muideks üks väga huvitav asja. Kuna stress on hinnang sündmustele, mitte see stress, mida Sellier õpib või sellest raamatukesest loete, mis on 50 aasta välja antud, kus öeldakse, et on distress ja adaptatsioonisündroom, sellel pole erilist pistmist psühholoogiaga. See stress, mis põhineb hinnangul ja mille kohta inimene ütleb, et elu on pingeline, see stress on otseselt seotud neurootilisusega. Mida kõrgem neurootilisus, seda suurem hinnang elule, et kõik on kehvasti ja pingeline. Nüüd, mis see tähendab seda, et kui tehakse organisatsioonis rahulolu küsitlust, kus on rohkem kui 3/4 on naistöötajad ja 1/4 on meestöötajad, siis mida iganes selles organisatsioonis ka ei tehta, rahulolu on keskmiselt madala. Mitte sellepärast, et organisatsioon on kehva, vaid lihtsalt sellepärast, et hindajad on neurootilisemad kui mitte teises organisatsioonis, kus on rohkem näiteks inimesi, kes on vähem neurootilised. No, neurootilisuse puhul ongi nagu huvitav see, et ta ei tähenda sugugi seda, et see on kuidagi mingi haiguslikkus. Ta tähendab ka teatud sensitiivsust ja tundlikkust ja nii edasi ja nii edasi. Ehk siis see ei tähenda seda, et see kas halb või hea. Nii nagu muudeski teadusvaldkondades psühholoogial ei ole märki küljes, et kui on see omadus, siis see on hea, saab alati küsida, mis kriteeriumi mõttes. Sooritusedukuse mõttes on ta negatiivse prognoosiga. Nüüd selge see, et neurootilisus, kui ta jagab inimkonna kahte lehte, siis inimesed ongi, kes rohkem kaldus sellele negatiivsetele emotsioonidele ja kes rohkem kaldu positiivsetele emotsioonidele. Kui nüüd öelda seda, et inimene näeb maailma läbi selle neurootilisuse, siis järelikult osadel inimestel on rohkem märgata igasugust depressiivsust ja teistel inimestel on nagu tunne, et elus pole häda midagi. Jällegi üks vahepala või ääremärkus, mida on kasulik teada. Nimelt eksisteerib selline nähtus nagu depressiivne realism, mille kõige lihtsam kokkuvõte on järgmine. Kui te tahate teada, milline on tegelikult elu, küsige depressioonis oleva inimese käest.
sest et tema hinnangud on adekvaatsemad kui teistel, kes ei ole depressioonis. Miks see nii on väga põnev ja väga tüütu ja pikk ja väga akadeemiline jutt, aga selle asjaolu on seotud lääne kultuuris väga tüüpilise nähtusega, kus selleks, et olla normaalne inimene, me peame kunstlikult suurendama oma enesehinnangut, ehk siis eneseupitamisega tegelema, omistama endale unikaalsuse ja kõik muud asjad, mille tõttu ma näen maailmas palju väljakutseid, tegevusi, mida tuleb täita, eesmärke, mida tuleb saavutada ja mida ma kunagi ei saavuta, aga see ei tähenda sellepärast, et mul on ju vastavad võimed kuskil olemas. Hea küll, olgu selle neurootilisega, kuidas siis on. Mis see teine omadus on? Teisena nimetatav ja väga tugev ennustaja on ekstravertsus. Ekstravertsus on, tema vastandmõiste on introvertsus, mida enamasti väga ei kasutata lihtsalt sel põhjusel, et see sõnapaar ei ole teps mitte selle suure viisiku mudeli oma, vaid ta on laenatud umbes 90 aasta tagusest Carl Gustav Jungi psühhoanalüütilisest ehk analüütilisest psühhoanalüüsist, mis andis siis võimaluse näidata seda, et psüühiline energia läheb kas väljapoole või sissepoole. Aga ekstravertsus tähistab suures viisikus seda omadust, kus inimesed omavad võimet suhelda, ei karda võõraid inimesi, neil ei ole probleeme leida kiiresti seltskond, ei ole probleeme muutuda kehtestavaks ehk juhtivaks, enamasti satuvad tähelepanu keskpunkti suvalises grupis, sest neile meeldib olla juht. Mis tähendab ka muuhulgas seda, et kui otsitakse juhi kandidaate, siis isiksuse testide mõttes otsitakse ekstravertseid inimesi, sest need on tõenäoliselt need, kes oma loomuliku suhtlemise, kontaktide ja arvu ja oskusega inimesi mõjutada, on siis need, kes sobituvad kõige paremini juhi rolli. Ekstravertsus tähistabki kahte väga olulist harjumust. Ma lihtsalt nopin välja nendest harjumustest, mis on kõige indikatiivsemad. Nimelt ekstravertsuse tunnuseks, kõige suuremaks tunnuseks on seltsivus. Seltsivus tähendab seda, et inimene tunneb vajadust minna sinna, kus on teised inimesed ja olla nende inimeste keskel. Ehk teisisõnu, niipea kui väga kõrge ekstravertne inimene näeb laulupeo väljakul kogunemas inimesi, läheb ta kohe sinna vaatama, mida nad seal teevad. Ja see on huvitav inimestega suhelda, millised erinevad olukorrad tekivad, kes mida räägib ja kuidas. Ehk siis see seltsivus mitte karta, saada tuttavaks, mitte põgeneda vestlusest või midagi niisugust on siis üks tüüpiline ekstravertsuse tunnus. Ja põhimõtteliselt võiks küsida, et kuna läänekultuuris on oluline suhtlemisoskus, ehk siis suhete võrgustik on see, mille pärast üldse inimesed saavad edukad olla, siis võiks ju arvata, et me oleme kõik väga suhtlevad. Naljalt ju keegi ei välju suhete võrgustikust, aga teatavasti igal kursusel ülikoolis on alati juttu sellest, et teeksime mingi peoõhtu. Jah, kõik on nõus. Ja siis selline hämmastav asjaolu, et põhimõtteliselt ma olen nõus küll, aga mul tuli meelde, et ma pean kohe ära minema. Ehk siis niipea kui tekib võimalus viilida, leidub alati inimesi, kes on õpitud ekstraverdid. Teisisõnu, nad on ära õppinud suhtlemise, kuid kui vähegi on võimalik, siis lähen nurka ja vaatan pealt, mida teised teevad. Nõnda siis ekstravertsus tähistab tegelikult ka ühte väga olulist omadust, nimelt ekstravertsed inimesed vajavad suuremat aktivatsiooni kui mitte ekstravertsed inimesed. Mis see tähendab? See tähendab seda, et ekstravertsele inimesele mitte magama jäämiseks on vaja rohkem stimulatsiooni. Milleski muus mõttes kui sõna otseses mõttes stimulatsiooni. Üks kõige pikantsem näide selle kohta on järgmine. Ja nimelt ekstravertsetel inimestel on vaja seksuaalerutuse tekkimiseks oluliselt suuremat stimulatsiooni kui introvertsel inimesel, mis tähistab ühte jällegi väga piinlik on siin välja öelda lugupeetud auditooriumis, aga
kui te tähele panete, siis ekstravertsed inimesed, nad võivad omada seksuaalpartneriks sellist, kui ta on mees, sellist naispartnerit, kes on tast oluliselt pikem. Ja kui väga delikaatselt öelda, siis oluliselt suurema kehapindalaga kui need, kes on introvertsed inimesed. Nõnda siis introvertsetel inimestel on partneriteks nendest oluliselt lühemat kasvu abikaasad ja sealjuures pisikesed, miniatuursed, sest rohkemat introvertne välja ei suuda taluda, sest et kontroll kaob ära. See on lugupeetud Hans-Jürgen Eysenck, kes, ja mõtleks, see on väga huvitav, vanemad mehed psühholoogias hakkavad uurima kahte asja. Üks on seksuaalkäitumine, ma ei tea küll miks, aga ma võin vihjata. Ja teine ilmselt põhjus, mis on ka, nad lähevad parapsühholoogiat uurivad. Kaks asja, mis tekib huviorbiit. Niisiis, aktivatsiooni kasv, mis see viitab tegelikult ühele tunnusele, mille peale ei tule, kui ei tea akadeemilist psühholoogiat. Nimelt ekstravertsele inimesel on oluline omadus elamuste janu, sensation seeking. Ehk teisisõnu, väga kõrge ekstravertsusega, väga efektsed, väga populaarsed, väga head rääkijad, juhid on samal ajal ka need inimesed, kes tüdinevad ära harjumuspärasest. Mis tähendab paarisuhete jaoks näiteks seda, et see väga sümpaatne inimene, kes mulle meeldima hakkas, ta on tõepoolest sümpaatne, kuid temaga see püsisuhteid luua, sest et ta tüdineb ära minust. Nõnda siis siit kasvab ka välja teadmine, et juhid, kes on väga kõrge ekstravertsusega, see kõik on suurepärane, nad tõepoolest suudavad organiseerida, juhtida, korraldada, kuid neil on üks väike aga, nad riskivad rohkem kui keskmine inimene. Ehk siis ekstravertne inimene, kui ta on tõsiselt ekstravertne, ei saa rahus olla välja kujunenud olukorraga. Ja mul on kuri kahtlus, et Eesti elu on vähemalt viimased 20 aastat juhtinud väga kõrge ekstravertsusega inimesed, sest permanentselt reforme teha, seda suudavad ainult väga kõrge ekstravertsusega inimesed. Sest vastasel juhul ei ole mingit seletus sellele, mis toimub. Nõnda siis ekstravertsus oma kahes harjumuses. Seltsivus ja elamuste janu. Loomulikult aktiivsus, loomulikult kehtestavus ehk siis assertiveness, mis tähendab seda, et see on panna inimesed tegutsema viisil, mis on eesmärgi jaoks vajalik ja mis tähistavad minu eesmärke, mitte aga nende inimeste eesmärke. Ehk siis inimesed iseenesest mõistetavad hakkavad täitma neid eesmärke, mis on mulle vajalikud, ilma et nad ise aru saaksid, et tegelikult nad ei tee mitte seda, mida nemad tahavad, vaid teevad seda, mida mina tahan. Niisiis, kaks omadust on olemas. Nende kahe omadusega luuakse juba sellised komplektid. Ekstravertsus on selgelt geneetiliselt edasiantav, nagu ka neurootilisus. Mõlematel on oma isiksuse häirete vaste. Kõrge ekstravertsusega inimestel võivad olla väga kõrged agitatsiooniperioodid, kus kui emotiivhäirete puhul on siis lihtsalt emotsiooni kõikuvus, siis väga kõrge ekstravertsusega inimene on siis selline suhteliselt keerukas juhtum, kes meenutab narkoseisundis inimest, kes kuhugi tormab, jätab katki, jälle tormab, midagi teeb, jätab jälle katki, jälle püüab, jälle jätab katki ja nii edasi. Ehk siis sellised üliaktiivsed, hüperaktiivsed inimesed on siis patoloogiline vaste sellele ekstravertsusele, mis on enamikel keskmine. Nüüd, kui küsida, kas meeste või naiste populatsioonis on ekstravertsus kõrgem, siis siin me jääme hätta, ekstravertsus ei eristu sooliselt. Ja nimelt võib ka siis aru saada, et sõltuvalt ilmselt vanuserühmast või ka siis, mis iganes, konkreetsest valimist saadakse väga erinevat tüüpi tulemused, aga nii või teisiti ekstravertsus ei erista sugusid. Kolmas omadus, mis oli siis motivatsiooniline, mida võiks nimetada meelekindluseks, inglisekeelses maailmas on sellel natukene teine tähendus, nimelt meelekindlus tähistab motivatsioonilist tegurit, motivatsioonilist dimensiooni. Inglisekeelses maailmas tähistab ta pigem motivatsiooni ja tegevust küll, kuid lisaks veel seda, et mitte teha on häbi. Ehk teisisõnu, tal on natukene sellist
moraalset dimensiooni ka juures. Niisiis meelekindlus tähistab siis seda omadust, kas inimesed on sihipäraselt tegevuses või mitte, kas nad liiguvad eesmärgipäraselt või mitte. Millised harjumused võiks välja tuua kõrge või madala meelekindluse jaoks? Ja kas see on geneetiliselt edasiantav, kuid sugugi mitte nii suures ulatuses kui neurootilisus ja ekstrovertsus. Meelekindlus väljendub, jällegi toome siis 2 harjumust, millest ta siis väljendub. Üks nendest on korralikkus. Korralikkus tähistab siis seda, et kui inimene püüab korrastada oma keskkonda viisil, kus oleks mingisugunegi korrastatuse alge. No näiteks, kui tal on 7 paari sokke meesterahvana, siis tal on kõik need sokid pandud korralikult järjekorda, et ta ei peaks mõtlema, kas see vasak paar kõige äärmine on esmaspäeva jaoks või mitte, sest ta teab, et see on esmaspäev. Sanitaarne korralikkus on üks ka psühhopatoloogiline ilming. Ma loodan, et see teid ei taba, sest et väga kõrge meelekindlusega inimestel on töölaud väga geomeetriline. Ehk teisisõnu, enamik objekte piirnevad täisnurga all teise suhtes või on paralleelselt millegagi. Ehk siis ei saa olla nii, et päevad oleks kuidagi mitte väga paralleelselt. Ehk teisisõnu, kõik asjad peavad olema korras. Vot see korrastatus on üks nendest indikatiivsetest omadustest. Nii et põhimõtteliselt lauda vaadates, töölauda vaadates võib ka midagi ennustada tema korralikkuse kohta. Kui on ennustatud korralikkuse kohta, siis sellest tuleb automaatselt ka ennustus meelekindluse kui isiksuse omaduse kohta. Koos kõigi muude harjumustega. Ehk siis selles mõttes psühholoog on huvitav, et kui me teame ühte harjumust, me suudame ennustada selles dimensioonis kõiki üle harjumusi ka. Ja teine harjumus, mis on ülimalt hea näide meelekindluse kohta, on kohusetundlikkus. Nimelt väga tüüpiline väide, mida teistes küsitakse meelekindluse kohta, on see, et ka haigena tulen ma tööle. Ehk teisisõnu inimene, kes ka kõrges palavikus roomab tööülesannet täitma, sest ta ju lubas homseks oma raamatupidamise aruande ära teha. Ja see on väga kõrge meelekindluse astmega inimene. Mis tähendab siis seda, et meelekindlus on see, mille abil inimesed hindavad iseennast ja maailma. Igal juhul see korralikkuse või ka kohusetundlikkuse tõttu tehakse asju lihtsalt sellepärast, et tuleb ära teha. Ja järelikult, mida kõrgem on meelekindlus, seda kõrgem on ka selline kohusetundest tulenev töö tegemine. Mis see nüüd ütleb meile seda, et kui on need 3 omadust juba, siis öeldes, et nad ei ole omavahel korreleeritud, tuleb välja järgmine võimalus ja nii ongi, et olles kõrge neurootilisusega, võib olla inimene samal ajal ka väga kõrge meelekindlusega. Ehk need ei välista teineteist, nad on täiesti sõltumatud sünd. Ja 2 järgmist dimensiooni, ehk siis see dimensioon, mis on nüüd nime all sotsiaalsus, agreeableness, mis siis tähistab sellist isiksuse omadust, mis põhineb sellistel väärtustel, mis on siis ideaalsed ja mille sisuks on vähemalt lääne kultuuris kristlikud väärtused. Mis tähistab ära seletatult seda sotsiaalsuse tuuma on näiteks kaastundlikkus või altruism. Altruism tähistab ennast ohverdavat käitumist, mis ütleb siis seda, et ma loobun oma eesmärkidest kellegi nimel või heaks. Ja sealt ka siis tuleneb, et sotsiaalsuse ehk siis abstraktselt inimestesse suhtumise dimensioonis on inimesed erinevad ja see on tõepoolest naistel kõrgem kui meestel. Ja tuleneb ta siis ka asjaolust, et ju siis need siiruse, avatuse, usalduslikkuse harjumused, mis inimesel on omasemad rohkem naiste soorollile. Nüüd, kui küsida, kas meelekindlusel on soolisi erinevusi, siis vastus on jälle, et ei ole erinevusi soolises mõttes. Ja need erinevused ilmselt ei tulene mitte soost, vaid kogemusest, sotsialiseerumisest või mis iganes. Niisiis,
sotsiaalsuse dimensioon viitab siis sellele, et osa inimesi on rohkem usalduslikud, rohkem avatud, rohkem ausad, rohkem siirad. Ja kui see on äärmuslikkuseni välja arendatud isiksuse omadus, siis paratamatult need inimesed võivad olla kellegi jaoks liiga lihtsameelsed, sest nad usuvad inimeste headusse, inimeste õiglustundesse ja mis iganes. Selge see, et sotsiaalsuse dimensioon, et kus seal need geenid peaksid olema, kas tahetakse väita isiksuspsühholoogias, et see, kas inimene on aus, see tuleneb kuidagi pärilikkusest. Loomulikult mitte ausus ei tulene pärilikkusest, vaid see viis, kuidas inimene ei saa valetada, ehk ta kardab karistada. Ja võt see võib olla geneetiliselt edasiantav omadus. Ehk teisisõnu, selle taga ei ole mitte midagi muud kui teatud tüüpi mehhanismid, sest näiteks võib väita, et poliitilised hoiakud, konservatism näiteks, liberalism näiteks, demokraatlikkus näiteks, on geneetilised. Kus võimalik? Kas siis juba, issand jumal teades, et on olemas Keskerakond, Reformierakond, EKRE? Loomulikult mitte. Ja siis kui osata tõlkida need väärtused käitumise keelde, siis me saame vastuse. Jah, on, aga mitte väärtused ei ole edasiantavad, vaid on teatud reaktsioonid ja käitumine. See on see asja tuu. Ja lõpuks viimane ja kõige diskuteeritav võimed. Võimekus tähistab siis seda läänekultuuris abstraktsete mõistetega opereerimist. Intelligentsus näidud IQ mõttes tähistavad seda, kas inimesed on võimelised võrdlema mõisteid, tegema nendega operatsioone. Selline intelligentsuse mõiste on mõõdetav teatud tüüpi abstraktsete ülesannetega. Kuidas see isiksusse puutub? Isiksuse puutub ta järgmist moodi, et on olemas omadus nimega avatus kogemusele, openness to experience. See avatus tähistab sellist dimensiooni, kus inimestel on kas rohkem suundumus elukauge maailma poole või nad on praktilisemad inimesed. Madal avatus tähistabki seda, et ma olen praktilises maailmas. Mind ei huvita see, mis on uued kontseptsioonid, teooriad, mind ei huvita poeesia, mind ei huvita kunst, mind ei huvita uued ideed. Ehk teisisõnu, mida kõrgem on suundumus abstraktsioonidele, seda kõrgem on inimese vaimne võimekuse tase ja see peegeldub isiksuse omadusel. Siis, mis näitab kõige rohkem avatuskogemusele, see on eelkõige suundumus esteetilistele elamustele. No võt, kui vaatate Malevitši ruutu ja puhkete nutma, siis te kahtlemata olete esteetiliselt väga tundnud. Või Eesti popkunsti šedööver purgis olev asi, vaatate ja vaimustate selles. Ja siis kui see tekitate see esteetilise elamuse värina, siis te olete suudunud siin. Tõsi, mis tähendab ka automaatselt seda, et inimesed, kes on rohkem haritud, neil on ka loomulikult kõrgem avatuskogemusele, sest et nad suudavad ka olla avatud igasugustele esteetilistele elamustele, abstraktsioonidele. Ja kui akadeemik Einastu ütleb, et universum on kärjetaolise struktuuriga, siis inimene, kellele avatus on väga madal, küsib, et mis vahet seal on, kas ta on kärg või pelmeen, mis see minu asi on, ega seda patta ju ei pane, muidugi ei pane, aga see on ju huvitav, et universum on kärjetaoline. Vaadake, see avatuskogemusel on selles mõttes huvitav, et ta sisaldab ühte harjumust, mis võib kõlada väga küüniliselt. Avatuskogemusele tähistab ka harjumust loobuda oma põhimõtetest, kui olukord seda nõuab. Kuda siis nüüd nii? Aga vot nii. Küsime, kas on mingit õigustust, kui võimule pääseb üks erakond, siis ma lähen sinna ja tulen sealt ära, kui ta enam võimul ei ole. See ei ole põhimõtte küsimus, see on ressursi küsimus. Kui on õigustatud eesmärk saada alati ressursse, siis loomulikult mul on täiesti ükskõik, millise erakonna liige ma olen, sest et ma vahetan põhimõtteid vastavalt sellele, mis on minu eesmärk.
Kuid see on veel olulisem olukorras, mis lääne kultuuris on väga tüüpiline, kus olude muutudes võivad teatud põhimõttelised hoiakud muutuda ohtlikuks. No näiteks, kui teil on põhimõte, et te kunagi ei võta relva kätte, siis võib välja mõelda olukordi, kus see põhimõte maksab teie enda elu. Järelikult mul ei ole teist varianti, kui kasutada suhtelisi moraalseid kategooriaid, mis on omakorda ohtlik, sellepärast et ta võib tekitada võimaluse põhjendada ära igasugune moraalsus, aga paratamatult vist on elus olukordi või ka ühiskonnas olukordi või ka maailmas olukordi, kus tuleb loobuda teatud hetkel teatud moraalsetest väärtustest. Mis puudutab avatusele kogemuse mõttes, siis sellega on näiteks Eesti kultuuris testide tegemisel olnud üks suur probleem. Nimelt Eesti inimestel ei ole väga suurt erinevust töökuse ja võimekuse vahel. Ei tule selle pealegi, et vaimne võimekus tähistab seda, et mina, kes ma teen tund aega lahendan teatud tüüpi ülesannet, see lahendan 5 minutiga läheb minema. Ehk siis mulle tundub, et see on täielik ebaõiglus. Ma valmistusin põhjalikult ette, tema teeb nii kiiresti, aga tal on võimed. Ja vaadake, vaimne võimekus on selline kategooria, mille tulemusena ükskõik kui palju ei harjuta, ei suudeta lahendada ülesannet, mida lahendavad väga vähesed inimesed alla 1% populatsioonist. Ehk siis üle 130 IQ-ga inimesed, kes kuuluvad kategooriasse andekad, üliandekad. Need inimesed on just nimelt need, kes suudavad lahendada ülesandeid, mida teised harjutavad või mitte. Kuude kaupa ei leia lahendust. See on vaimne võimekus. Loomulikult oleks mõistlik avatud kogemuse kaudu isiksuses leida üles need inimesed, kes on vaimselt võimekad, aga paraku ei ole see nii lihtne, sest inimene ise ei tea, kui vaimselt võimekast ta on. Niisiis 5 omadust. Need 5 omadust moodustavad dimensioonid, mille kaudu igaüks on võimeline kirjeldama maailma vastavalt siis oma domineerivale isiksuse dimensioonile, kelle jaoks on kõige kõrgem skoor või kõige kõrgem väljendus, neurootilisus kirjeldavad maailma läbi emotsionaalsete kategooriate. Need, kellel on väga kõrge avatuskogemusele, näevad esteetilisust, põhimõttelisi abstraktsioone ja ei saa kuidagi aru inimestest, kes räägivad juhtumitest ja konkreetsetest episoodidest. Nende arutluse tase on hoopis teises kohas. Need inimesed, kes on ekstravertsusele orienteeritud, nendel inimestel on kalduvus näha maailmas eelkõige kõike seda, mida võiks siis nimetada kui juhtimine, suhtlemine, elamused, uued mingisugused ideed, uued mingisugused tegevused. Ja need inimesed, kelle jaoks on meelekindlus kõige olulisem, kirjeldavad maailma läbi töökuse, eesmärkide, püsivuse väljakutsete. Nõnda siis jääb üle ainult veel see viimane dimensioon ära nimetada, mis siis juhtub. Inimesed, kellel on kõrge sotsiaalsus, need näevad siis maailma läbi teatud moraalsete väärtuste, kirjeldavad juhtumeid ja analüüsivad ja seletavad neid läbi kategooriate, mille taga on moraalsed kategooriad. Selge see, et ühtepidi me isiksuse omadused on justkui see, mis on motiveeriv jõud, ehk niimoodi me käitume sellepärast, et seal ei ole mõtet küsida, mis selle taga on. Isiksuse omadus ongi see põhjus. Teisalt selle kaudu me näeme ja jälgime maailma. Vastavalt sellele on vähemalt 5 erinevat komplekti kirjeldusi maailma kohta ja kui võtta sisse veel ka selline teadmine, et loomulikult ei ole mitte ainult nii, et üks omadus on kõrge, teised madalad, siis me saame väga suure paljususe erinevatest tüüpidest, mis on kirjelduse kohta käivad. Nõnda siis on mõistlik lähtuda ettekujutusest, et see, mida isiksuse dimensioonid annavad, et see määrab ära ka suuresti ühelt poolt nii käitumise kui ka selle, mida tähele pannakse ja mida tähele ei panda. Kui nüüd küsida näiteks personalivaliku mõttes, mida kasutatakse, siis see, mida me kasutame, on põhimõtteliselt 3 eelkõige nendest 5 dimensioonist. Ja nimelt see on neurootilisus, ekstravertsus ja meelekindlus.
Ehk siis lihtsalt nende põhjal on kõige paremad ennustused tulevase sooritusedukuse kohta juhtidel erinevates tasemetes ja erinevates valdkondades. Tõsi küll, ei maksaks nüüd väga erutuda sellest astroloogiast, kus testide põhjal tehakse ennustusi. Kui me liidame 5 dimensioonile juurde vaimse võimekuse testid, siis see seletusjõud, mida annavad need mudelid, teades vaimset võimekust ja isiksuse omadusi, on kuskil suurusjärgus 0,6. Ehk teisisõnu, testide põhjal me suudame ennustada juhtide edukust igast 10 kandidaadist 6 korral. Ülejäänud 4 jääb meil tähele panema. Ehk siis veaprotsent on selline. See on parimad mudelid, mida üldse võtta. Tõsi küll, ta on oluliselt suurem kui 0 mõistagi tõenäosus. Ja ei ole põhjust pendlit kasutada või torokaarte. Aga mis ta nagu näitab seda, et mis on ka loomulik. Isiksuse omadused on abstraktsed. Kuidas nad leitakse? Nad leitakse ülesituatiivselt. Näiteks, kui ma küsin teie käest, kas teil on harjumus, mulle meeldib aidata alati inimesi. Kuidas see lause on vastatav või see väide? Kui ma mõtlen, et jah, miks ka mitte, aga on olukordi, kus ma ei aita. Nii, kuidas ma vastan? Ma vastan selle järgi, mis mulle tundub olevat rohkem esinenud. Mis ei ütle midagi selle kohta, et on olukordi, kus ma keeldun. Vaadake, isiksuse testid ja ka isiksuse omadused, mida me mõõdame, ju lähtuvad sellest ülesituatiivsusest, ehk siis see on üldistus kõikvõimalike minu elusituatsioonide kohta. Kusjuures ma mäletan muidugi situatsioone mitte kogu oma elust, vaid ilmselt viimase 6 kuu jooksul, kui sedagi võib üldse nagu tõepäraseks pidada. Sest mida vanemaks inimesed saavad, seda rohkem on meestel probleeme mäluga. Mitte, et ma ei hirmutaks. Et ei ole mitte seksistlik, teises tähenduses ma ütleksin ka midagi muud siia juurde, mida vanemaks naised saavad, seda vähem nad taipavad. Ühtedel on mälu, teisel on taiplikus. Nüüd saad aru, miks üle 80-aastased püsipaarid ongi ainu võimalik eluvorm, sest üks mäletab, kuhu minna ja teine taipab, et see silt läheb just sinnapoole kuhu. Niisiis, elu on selles mõttes õiglane, et ei ole siin. Ja see on muideks ülistus paarissuhete kestvusele, et ärge lahutuge enne 80 eluaastat, sest muidu ei saa hakkama elus. Ja vaadake, see nagu näitab, et kõikides nendes asjades, mis isiksuse kirjeldab, on sees juba iseenesest väga suur abstraktsioon. Ta ei pruugi kehtida konkreetsel juhtumil ja mis siis viitab sellele, et need on keskmistatud, üldistatud andmed. Juhul, kui ma saan endale testi tulemused, kus ma olen kõrge neurootik, siis ega seal ju midagi väga kurta ei ole, või kui seda laulu laulda, et neurootik, ma olen neurootikuks jään, neurootik on olla uhke ja hää. Et iseenesest ei tähenda see midagi sellist, mis on fataalne, sest võib ka demonstreerida, et juht, kes on ülineurootiline, leiab oma stiili, kuidas lahendada ülesandeid, ta lihtsalt väldib teatud olukordi, kus ta hakkama ei saa. Ja järelikult on kombinatsioonis isiksuse omadused pluss emotsionaalne intelligentsus võimalik saada igasuguseid variante, aga teadmine, et ma olen selline ja säärane, on ilmselt kasulik, sest ma tean, mida vältida, millistes olukordades ma suudan toime tulla, millistes mitte, milliseid ülesandeid võtta, milliseid mitte. Ja eks see olegi selle isiksuse psühholoogia nagu põhiline kasum, mida tahta. Muus osas akadeemilises psühholoogias pole vist eriti palju kasu, sest et see pool, mis nagu tõendab, kuidas asjad on, see tegelebki selle tõendamisega ja ega ta naljalt ei oskagi öelda, mida teha siis, kui. Näiteks, kui te küsite, mis on elu mõte, siis akadeemilises psühholoogias te seda vastust ei saa. Küll öelda, et elu mõttes on 3 kontseptsiooni, ei, ma küsin, et ütle mulle minu elu mõte, sest ma tahan homme lahkuda siit ilmast ja kui see mulle ei ütle, siis ma lahkun.
ülikool on napitus, sest ta ei oska talle vastata, mul on 3 mudelit, vali palun, millist mudelit sa tahad, abstraktses mõttes on see nii. Ehk teisisõnu, isiksuse psühholoogiast on kasu siis, kui teda mõistuspäraselt tarvitada. Ta ei ole retsept igapäevaelu vastu, sest et ta on üldistussituatsioonides. Selle teadmine võimaldab globaalses mõttes teha teatud analüüse ja prognoose. Kui me teame näiteks Eesti populatsiooni geneetilist profiili, siis me võime ka seostada teatud omadusi genotüüpidega. Ja see tähendab ka siis automaatselt seda, et on näiteks selline proportsioon, sellest tuleneb see. Nõnda siis on isiksuse psühholoogia kasulik küll, kui tahta küsida, et kui suure tõenäosusega näiteks väga madala ekstravertsusega populatsioonis inimesed tulevad tänavatele. Vastus on, see on vähe tõenäoline sündmus, kuid selleks tuleb teha järgmisi asju, see on juba psühholoogilised operatsioonid. Et võib-olla ääremärkusena ka muidugi see, et juhul kui tahta nagu kirjeldada inimeste populatsiooni, kes on suhteliselt väheaktiivsed ja vähe reageerivad, ehk siis nad ei reageeri väga agressiivselt, ei reageeri ka väga aktiivselt, siis tõenäoline põhjus, miks see nii on, et populatsioon on liiga suur proportsioon inimestest, kes ei ole mitte kuidagi teistmoodi erilised, vaid neil on lihtsalt madal ekstravertsus. Ja sellest tulenevalt inimesed püüavad kohaneda ja mitte otsida väljapääsu või lõhkuda olemasolevat keskkond. Nii lihtne see on. Nõnda siis on 5 isiksuse dimensiooniga leitud erakordselt palju erinevaid, kuidas öelda, prognoosivaid mudeleid. Mõned dimensioonid on olulisemalt tervisekäitumises, näiteks neurootilisus ennustab väga hästi veresoonkonna haigusi. Täpsemalt öeldes selles neurootilisus olev harjumus olla vaenulik ehk tige. Ja kuna see on meestel kõrgem kui naistel, siis on sellest, et ma planeerin sulle tappa anda, kuid ma ei tee seda kunagi. Planeerin sulle tappa anda, elan fantaasias läbi, kus ma ta teen, sellest piisab, et kui see on püsiharjumus, siis ta tõstab vererõhku rohkem kui inimestel, kellel ei ole kalduvus olla vaenulik, näiteks. Ekstravertsus ennustab juhtimisdimensioone väga hästi, avatus ennustab akadeemilist edukust suurepäraselt, meelekindlus ennustab suurepäraselt, kuidas öelda, püsivust stressisituatsioonides ehk teisisõnu, kui mul on ülesanne ja ma ei suuda seda lahendada, siis see, mida kõrgem meelekindlus on, seda kauem inimene tegutseb selle nimel, et saavutada eesmärk. Ja loomulikult sotsiaalsus ennustab nende elukutsete tööalast efektiivsust, kus on vaja sekkuda inimeste abistamise elukutsetes eelkõige, nagu see on sotsiaaltöötud meditsiin. Nõnda siis on igal oma oluline panus olnud. Kas ta intellektuaalselt tähendab ka siis seda, et erinevad isiksuse tüübid kuidagi kirjeldavad maailma teisiti, nii ja naa, sest päris kindlasti ei tahaks öelda niimoodi, et nagu ikka mõeldakse ju, et on olemas naiste loogika, meeste loogika, see ei vasta tegelikkusele. Et on olemas mingisugused mõttemallid, mis on omasamad ühtedele isiksuse tüüpidele kui teistele, seda ka ei saa väita. Ja sealt juurest ka siis on mõistlik jõuda nagu viimase sellise arutuse teema juurde, kus siis küsida saaks niimoodi. Hea küll, meil on isiksuse omadus, 5 dimensiooni. Kas siis tõepoolest on sedamoodi, et nad on püsivad sedavõrd ja sel määral, et kui 5. eluaastaks on nad välja kujunenud, siis see muster, isiksuse omaduste muster, inimest kirjeldab isiksuse omaduse muster ei muutu kuidagi, muutub. Jällegi on väga hea näitleja neurootilisus. Neurootilisus konkreetsel inimesel näeb välja niimoodi, et ta kasvab inimese vanuse saades kuskil 25. eluaastani ja siis ta hakkab langema.
kuskil 40-45 eluaastani on ta minimaalne ja siis hakkab jälle kasvama. Kui nüüd teada seda, et neurootilisus on ka näiteks seotud üksildusega, siis ei pruugi eriti imestada, et kõige üksildisemad inimesed on alla 30 aastased. Vastupidiselt igasugusele ratsionaalsele, mis ütleb, et 60-aastane üksi elav inimene on kõige üksildasem, ehk siis väide selle kohta, et mul ei ole sõpru, mul ei ole kaaslasi, selgub, et see ei ole nii. Ta on nooremate inimeste maailm. Ja ta tuleneb tegelikult mehhanismina mitte sellest, et inimesi ei ole, vaid ootused ja ideaalid on lihtsalt teises kohas. 60-aastane inimene, tal ei ole mõtet rääkida, et su elu läheb veel väga ilusaks, sest sa kindlasti leiad sõpru ja muid inimesi juurde. 20-aastasel inimesel ilmselt võib rääkida seda, sest ta usub, et kuskil on keegi, kes mõistab teda paremini kui keegi teine. Nõnda siis neurootilisus muutub ajas. Kas muutub ka ülejäänud 4 dimensiooni? Jah, muutub. Kuid mis on isiksuse omaduste mõttes kõige tähtsam? Isiksuse omadused eraldi võetuna vanusega muutuvad, täpsemalt öeldes nende väljendused. Kuid mis ei muutu, on proportsioonid teiste isiksuse dimensioonidega. Mis tähendab ära seletatud seda, et siis kui neurootilisus kasvab, siis väheneb ekstravertsus. Ja siis kui väheneb neurootilisus, hakkab inimesel kasvama ekstravertsus. Mis on tulemuseks on siis see, et nii nagu sõrmejäljed on ka isiksuse omadused. Proportsioonid, ehk siis see seos erinevate elementide vahel ehk struktuur jääb paika. Kui muutub üks element, siis kompenseeritakse selle teise elemendi muutusega. Niimoodi, et kogu aeg jäävad suhted paika. Järelikult see isiksuse struktuur tähistabki seda mõistet, kus iseloomujooned, ehk siis iseloomujooned tähistavad traite, ehk siis neid samu dimensiooni. Need moodustavad igal inimesel unikaalse komplekti mustrina. Niipea kui sulud ühte mustri osa, kompenseerib see teiselt poolt mingite teiste omadustel. Ehk siis kohanemine tähistabki seda, et inimene oma struktuuril on plastiline. Ta võib tingimuste korral kokku ennast pakkida, kuid kui surve kaos, ta taastab ennast. Näide. Kui on tegemist antisotsiaalse isiksuse häirega, mis on siis isiksuse omadused, mis on kuidas öelda, psühhopaatsed, kriminaalsed, siis inimesed, kui need panna surve alla ehk siis kontrolli alla, nad käituvad teisiti. Kuid niipea, kui kontroll kaob, taastub endine isiksuse struktuur. Ehk retsidiivsus ei tulene mitte sellest, et on midagi väga halvasti. See on elementaarselt lihtne. Surve all pakin ennast kokku, käitun vastavalt normidele. Survet ei ole, käitun nii, nagu ma isiksusena olen. Nõnda siis isiksuse omadused on tsipa keerulisemad kui ainult omadused, mida me saame mõõta või mis väljenduvad. Nad moodustavad struktuuri. See muster, struktuur on üllatavalt püsiv ja sellepärast me saamegi öelda, et isiksus on püsiv oma mustri, mitte aga iseloomujoonte eraldi võetud näitusel. Nõnda siis võiski arvata, et see isiksuse psühholoogia, kui ta kirjeldab nüüd isiksuse omadusi, ta pretendeerib rohkem ega vähem kui väga suurele tükile inimese olemusest ja ta kirjeldabki väga suurt osa inimese omadustest viisil ja moel, mis võimaldavad inimese erinevaid käitumisi ka ennustada. No nii, mis te arvate, kui isiksuse omadused on sellised püsivad ja mustrilised, kuidas siis kultuuride vahelised erinevused välja näevad? Kas see tähendab seda, et need samad iseloomu omadused ja mustrid eksisteerivad nii selles keelkonnas kui ka tolles keelkonnas ja täpselt nii see ka on? Ehk siis iseloomu dimensioonid või iseloomu joonte kirjeldused enamikes kultuurides on allutatud samadele reeglitele, samadele viisidele. Ainus, mis on eristuv, on see, et mis hetkest nimetatakse seda patoloogiaks, sellepärast, et see sõltub kultuuri normi suhtes. Ühtedes kohtades on liiga kõrge ekstravertsus juba häirides, kohtades vastupidi aktiivsuse musternäide ja nii edasi. Ehk siis on kultuuri universaalne keel.
ja sellest ka tulenevalt siis ei olegi muud varianti kui öelda, et isiksuse psühholoogia selles tähenduses on igal juhul midagi, mis väga olulisel määral seletab ära kõikvõimalikud inimese käitumise aktid, kõikvõimalikud inimese käitumise iseärasused. Teades seda mustrit on võimalik teha prognoos ja need on püsivad. Kui sedamoodi vaadata, siis see, kuidas välja arvatud siis neurootilisus ja stress, kui see sealt maha võtta, siis inimese kohanemis edukus, ehk siis kuidas toime tulla reaalses maailmas, eeldab ilmselt kõigi nende isiksuse omaduste olemasolu viisil, mis on kohanemist soodustab. Välja arvatud siis neurootilisus, kõik ülejäänud võiksid olla kõrgemad, neurootilisus madal, selles on parim komplekt, mis on kohanemist soodustab, aga see ei tähenda seda, et alati ja konkreetsetel juhtudel need inimesed ei saa hakkama, juhul kui neurootilisus on kõrge. Nõnda siis on pilt ju väga ilus. Kui isiksuse nii kõik võimas on, siis mis ta poeb peitu, mis ta nagu ei ütle meile, mismoodi asju teha. Jällegi põhjus on selles, et see on liiga abstraktne. Konkreetsete inimeste, konkreetsete situatsioonide jaoks on vaja konkreetsust, mis on suuremal määral kirjeldatav, kui seda on isiksuse psühholoogia teeb. Ja nõnda siis ei olegi meilt väga palju tahta, et andke meile siis retsepte, kuidas elada. Teeme teile testi ja muudame teie isiksust ja siis me saame kõike teada ei saa, sest et see teadmine on väga fragmentaalne pooli, et ei ole nagu seda, mis sa toodata tahaks ja miks. Aga isiksuse psühholoogia on ju püüanud kogu aeg võimalikult üldistatud omadustel. Ehk me oleme kätte saanud selle, meil on 5 üldistatud omadust, aga selle hind on see, et ta ei ole väga konkreetse inimese käitumist konkreetses olukorrast kirjelda. No nii. See oli nüüd piisavalt abstraktne jutt oli nii. Piisavalt tark ka muidugi loomulikult. Et ei maksa ennast väga halvasti tunda, see ei ole sugugi nii, kuna minu lihtsalt eriala on selline ja ma mõtlengi suuremisiku terminites. Et iseenesest mõistetavalt see pool, mis seal lisaks tuleks, on veel midagi, mis on veel ka keerulisem tegelikult. Aga sellest ka piisab, et aru saada, millest jutt üldse käib. Ja ma oletan, et kui nüüd tahta midagi küsida sellist, mis teid hakkab huvitama konkreetsetes mingites näidetes, siis loomulikult olen ma nõus seda tegema. No nii, meil on nüüd siin 30 minutit julgesti aega, et mikrofon, kaamera võtab, et mikrofon, andke käega märku, ma annan teile mikrofoni. Nüüd on ühtlasi hakkab toimuma ka eksperiment, et minu kogemus on näidanud, et alati on, ma rõhutan, mikrofon tuleb tegelikult küsimusteks. Ja minu kogemus näitab seda, et alati on kuulajate hulgas inimesi, kes ei tee vahet küsimuse ja mini ettekande vahel. Ja järgmise 20 minuti vältel saame me teada täna, kes need inimesed on. Nii et esimeseks küsimuseks palun käsi. Lugupeetud professor, kas te ütleksite paar sõna veel selle kohta, kuidas depressiivsed inimesed on adekvaatsemad tegelikkuse kirjeldajad? Et loomulikult mitte nii, psühholoogia ei tohi anda diagnostilisi hinnanguid, miks depressiivsus on adekvaatse. Põhjus peitub järgnevas. Nimelt selleks, et lääne kultuuris olla edukas, on paraku mul vaja omandada sellised tunnused nagu unikaalsus, erilisus, võimekus. Ja see muutub motiveerivaks minu käitumises, mis on ka mõistlik, sest kui ma usun, et ma saan hakkama, siis ma hakkan tegutsema.
kui mul sellist hinnangut endal ei ole, siis ma tegutsema ei hakka. Järelikult puht tehniliselt on mõistlik omada mul seda potentsiaali, et isegi kui mul ei ole võimeid, siis ma püüan vähemalt tegutseda ja püüan midagi valmis teha. Nüüd see protsess ise, kus ma omistan iseenda minapildile ebaadekvaatselt kõrgeid võimeid, ebaadekvaatselt kõrgeid omadusi, ebaadekvaatselt idealistlikke väärtusi, on eneseupitamise nime all väga tuntud näide, siis self-enhancement. Kuidas öelda, erakordset Supermani mudeli tüüpi asjad, ehk siis tunda ennast normaalsena, võimekana on mul seda vaja. Nüüd, kuna see on ebaadekvaatne, siis on selge see, et ma näen maailmas oma ebaadekvaatsuse ehk siis kõrgendatud enesehinnangu tõttu ka igal pool väljakutseid, erilisust, unikaalsust. Nüüd depressiivsel inimesel on paraku muude omaduste seas ka üks väga tuntud ja väga lihtne tunnus, madal enesehinnang. Depressiivne inimene ei omista endale ülivõimekust ja ta näeb maailmas seda, et on alaväärsem kui teised. Ja kui nii, siis ta kirjeldab neid ülesandeid, mida ta muidu võtaks endale ette ja peaks endale neid loomulikult lihtsasti ja hõlpsasti lahendatavaks. Ta ei hakka seda tegema, ta saab aru, et see on üle tema võimet. Ja järelikult depressiivses inimeses on olemas see, mida ei ole väga kõrge enesehinnangu inimestel. Ja nimelt, siin on veel üks taustaga, viimase 30 aasta jooksul on kõik testid, mis mõõdavad nartsissismi, ehk siis grandioosset enesehinnangut lineaarselt kasvanud. Ehk siis populatsioon läänekultuuris omandab üha rohkem ja rohkem ebaadekvaatselt kõrget enesehinnangut, pidades ennast eriliseks, olles valmis väljakutseteks, mida ta põhimõtteliselt ei saa lahendada, sest ta ega siis vaimne võimekus ei kasva sellega, hinnang kasvab. Ja see muudes tuli välja uskumatult naljakal viisil, nimelt hajameelsed psühholoogid lihtsalt kasutasid vanu teste. Nad ei pannud tähele seda, et nad võtsid 40 aasta vanused testid. Ja hakkasid võrdlema numbreid, et mis asi see on, kuidas see ei ole võimalik, see on nii kõrge. Sest testide puhul me saame suurepäraselt aru ja näha trendi. Ja nüüd äkki selgub, et 40 aastat tagasi olid keskmised tudengitel sellised, aga praegu umbes 15 palli kõrgem. See ei ole võimalik. Ja see sama asi näitabki meile seda, et depressiivses realismis on peidus see, et ma näen maailma mitte nii roosades värvides, nii kättesaadavas olekus, vaid ma näen teda kaugele mitte kunagi kättesaadavamana ja see on see, mis on meil kurbuse üks tahtudest, ehk siis ma näen ennast mannetu õnnetuna. Ehk siis iseenesest subjektiivsus. Ehk siis teisisõnu, meie, kes me juhime riiki, teeme ettepanekud tervishoiu kohta, ütleme kohe, mida majanduses tuleb aktsiisina esitada, mida mitte, ehk siis meil on elementaarselt lihtne, me teeme kohe. Ei ole vaja midagi eksperti, ma tean, nii peab olema. Siis depressiivne inimene ei ütle midagi niisugust, ta saab aru, et see pole tema valdkond. Et selles on nagu väike probleem. Ainus ekspert, kus ma saan ekspert olla, on minu enda suhted ja seegi jutumärkides. Sest nii nagu ma omistan endale igasugused muudki omadused, nii ma omistan ka suhetele või oma elule tunnused, mida seal ei pruugi üldse olla. Piinlik küll, aga nii on. Siis järgmine küsimus. Olen Peeter Põlluver ja küsiksin sellist asja, et tundub, et tõusuteel on Aspergeri ja autismi nähtudega inimeste hulk, et kuidas nemad oleksid kirjeldatavad sellises mudelis ja kas üldse on? Jah, autismi teemasse ei saagi nagu isiksust väga mahutada, sellepärast, et see on rohkem nagu kognitiivne, ehk siis kontseptsioon maailmast. Ja see ei tulene mitte isiksuse omadustest, vaid see tuleneb sellest viisist, kuidas toimub mõtlemine ja kognitsioon, ehk siis teisisõnu kirjeldus ja arusaamine sellest, mis maailmas toimub. Ja see on eriline, nimetatakse siis spetsiifiline kontseptsioon maailmast ja see viis, kuidas inimesed lahendavad abstraktsed ülesanded, ei ole üldse seda tüüpi mõistetav inimestel, kellel ei ole autistlik diagnoosi tunnused. Ja see on
väga põnev maailm iseenesest, sest on olemas ka kirjastused, mis on mõeldud autistidele ja mis annavad välja autistidest kirjanike poolt loodud lugusid ja millest tegelikult ei saa aru üldse need, kes autistid ei ole. Nüüd isiksusega me jääksime siin hätta, küll aga on lugematu arv igasuguseid tegevusi ja töid, mis kirjeldavad, mille poolest erinev autistlik maailmatunnetus mitte autistlikust. Et põhimõtteliselt on see nagu väljaspool neid isiksuse omadusi, sest et vastab definitsioonile need isiksuse omadused ei ole seotud väga tunnetuslike protsessidega, eks on täiesti teine maailm. Et seal ei saaks nagu midagi ennustuse mõtteski teha. Mis tähendab seda, et neil ei saa ka vastavad teste lasta täita, sest nad täidavad seda viisil, mis ei ole aru saada. Mis see vastus tähendab, ei tea. Et sealt tuleb otsida seda vahetegemist. Aga see, et ta maailmas tõepoolest on tõusutrendil. No jah, eks ega ju mingi. Oletame midagi niisugust, et ehk on juhtunud selline asi, et kui evolutsioon või Jumal on loonud inimese, siis see bioloogiline süsteem, milleks ta algselt oli võimeline potentsiaali mõttes kohanema. Et selles mõttes me oleme ületanud piiri, kus on bioloogiliselt kaasa antud potentsiaal kohaneda. Äkki see maailm, kus me elame, on liiga keerukas, liiga dünaamiline ja väheste kohanemisvõimalustega. Ehk siis me lihtsalt ei ole suutelised enam mingist hetkest alates, mis hetkes on seda teab, üks kontseptsioonidest on näiteks selles, et seletus on selles, et kõik võimalikud patoloogiad ei tulene mitte niivõrd muust kui sellest, et kohanemine ei ole enam selles tehiskeskkonnas sedavõrd võimalik, kui oli see näiteks 1000 aastat tagasi või 2000 aastat tagasi. Võimalik, et see on nii. Ja seda on väga raske tõestada või ümber lükata. Täpselt samamoodi võib ka arutada selle üle, kas see kognitiivne ehk siis vaimne võimekus on üldse adekvaatne sellele keskkonnale, mis on loodud. Ehk siis me ei ole võimelised ja suutelised hoomama seaduspärasusi, mis tähistab ka asjaolu, et me oleme ebaadekvaatsed oma otsustes ja tegevustes näiteks. Ehk ta nagu viitab sellele, et mõtteviis, millele on jõutud, on see, et inimene kui bioloogiline olend on loonud endale tehiskeskkonna, kus ta ei ole enam võimeline tegutsema, ta ei saa hakkama. Sellest ka tulenevad igasugused häired, mis kantakse ka geneetiliselt edasi, mis siis tähistab ka asjaolu, et meie evolutsiooniline kohanemisrepertuaar on lihtsalt ammendunud inimliigina. No, põnevad evolutsioonilise psühholoogia traktaadid, aga nad ei anna midagi muud kui sellist huvi, et jah, miks ka mitte. Ma ei ole kindel, kas või näiteks see, iseenesest tundub ju väga ilus jutt, et geneetiliselt edasiantavad asjad. Aga teatavasti ei ole olemas ühte geeni, isegi komplekti geeni, mis determineerib üks-üheselt käitumise või omaduse. Üks ja sama omadus on determineeritud N+1 geenikomplektiga ja sama hästi võib olla paari geeniga determineeritud väga paljud omadused. Arvestades seda, et geene saab ka välja sisse lükata, on üleüldse ülimalt keeruline midagi tarka öelda selle kohta, et millised geenid mida määrab. Ülimalt triviaalne aru saada sellest, et niimoodi ei ole võimalik määratleda inimese käitumist, et on teada geen, mis määrab üks-üheselt käitumist. See ei lähe mitte. Ka selle isiksuse omaduste jutuga on nii, et kui me ütleme, et ta määrab mingit käitumise, siis on tõenäosus. Vastasel juhul me eksime loodusseaduste vastu kohe. Ehk seesama jutt, et neurootilisus ei tähista seda, et ma iga kord olen nende omadustega, mis väljendavad konkreetses olukorras. Muidu oleks inimene väga masinik. Aga jah, autismiga jääksime matta küll isiksuse mõttes. Küsimus selle kohta, et nendest 5 omadusest, kui ma nüüd õieti mäletasin,
kolmel ei olnud sugudevahelisi erinevus ja kahel olid, et neurootilisus ja sotsiaalsus, et mis mõlemad on naistel kõrgemad. Et millega nagu akadeemiline psühholoogia nagu üritab neid seletada, et miks just need kaks omadust ja mitte ülejäänud 3? Tal on hea kandidaat. Kandidaat, miks ta olema naise sooroll või naisorganismil kõrgem. Ja nimelt need omadused on vajalikud selleks, et hoolitseda järglaste eest. Mis siis tähistab seda, et sellel peab olema taga evolutsioonis välja kujunenud bioloogiline muster. Ilma nende omadusteta ei tekiks hoolitsuskäitumist ja järelikult on see hädavajalik selleks, et saaks järglasi hooldada neid kaitsta. Meeste puhul ei ole see oluline, ehk siis mehe sooroll on bioloogilises mõttes üles ehitatud hierarhias konkureerimiseks ja staatuse saavutamiseks, mille tõttu on meestel kõrgem agressiivsus, naistel mitte. Nõnda siis sotsiaalsusega on asi lihtne. Neurootilisuse kõrgemad näidud tulenevalt sellest, et nähakse ja kirjeldatakse emotsiooni kõikuvust naiste bioloogilise olemusega, mis ei tähista seda, et meestel ei oleks perioodiliselt muutuvaid emotsioone, muidugi on, meeleolu eelkõige. Aga kuna see variatiivsus on naiste emotsionaalses reaktsioonis kõrgem, siis nähakse selles just bioloogilist motiivi, ehk siis mõlemad seletused on bioloogia. Mitte niivõrd kas tahte või ühiskonnaga seotud. Ehk kuna ta on kultuuri universaalne, siis paratamatult otsitakse universaalseid seletusi, milleks on evolutsioon või bioloogia. Minu küsimus selline, et kas hoolitsuskäitumine naiste puhul on ennekõike seotud ka siukse bioloogilise nähtusega nagu imetamine, sest kui mehed suudaksid imetada, siis võib-olla ei oleks hoolitsuskäitumisel vajadust niimoodi sooliselt diferentseeruda. Kuna mõne liigi puhul pärast nende pisikeste tulekut isased hoolitsevad nende eest, emane tõmbab uttu. Põhimõtteliselt, kui on miski asi, mis on evolutsiooniliselt välja kujunenud, siis evolutsiooniliselt antakse edasi käitumine küll ja ta peab lahendama teatud kindlat ülesannet, milleks on siis antud juhul laste eest hoolitsemine ja nende arengu garanteerimine. Ma oletan, et asi pole mitte imetamises, sest põhimõtteliselt see asjaolu, et geneetilise ülekandega või geneetilise päritoluga antakse edasi ka teatud käitumismustrid, milleks on näiteks hoolitsus, siis see nagu viitab asjaolule, et see on teatud muster, käitumismuster, mis võib olla muidugi ka meestele ja olla isastele ülekantav, aga ju siis evolutsioonilise loogika järgi peab see olema rohkem omane naistele. Ja sellest tulenevalt siis teatud imetajate suurusest alates on ka see hoolitsuskäitumine selgelt determineeritud teatud mehhanismidega, mis käivituvad siis, kui on sünnijärgne periood ja seal lihtsalt ta niimoodi on. Inimeste puhul on tähele pandud teatud uuringutega ka kätte saadud, et põhimõtteliselt see hoolitsuskäitumine vallandub mitte sünnitunud naistel siis, kui nad kuulevad titakisa, kuid mitte meestel. Ehk teisisõnu, seda on võimalik väga erineval moel kätte saada, aga see nagu viitab, et kui on midagi, mis on seotud titaga, siis loodus on juba ette näinud, et käivituvad masinad. Ja see ei tähenda mitte ainult konkreetset selle nägemist või imiku nägemist, vaid piisab ka akustilisest näiteks või ka taktiilsest näiteks. Aga meestel seda ei ole. Ehk siis pole midagi parata, hoolitsuskäitumine nagu, kui väga jõhkralt öelda, siis on tita või ei ole, et vahet ei ole, et ikka ei saa päris hästi aru, mis asi see on. Tõsi, jällegi, et mitte seksismina asju kujutada, siis laste arengus on meeste roll vaimse arengu stimuleerimine.
või naiste ehk siis emade roll on emotsionaalse stabiilsuse ehk regulatsiooni esimeseks eluaastaks loomine, siis meeste roll on suuresti seotud vaimse võimekusega lastel. Ja see on teada ka reeglipärasus, et mida vanemad mehed on või vanemad isad, seda intellektuaalsemad on nende lapsed. Ehk siis nende vaimne võimekus kasvab, ei tea miks. Aga ta on lihtsalt seotud sellega, et kui on väga noores eas isa, siis tal ei ole välja arendatud veel seda vaimset võimete lage ja seetõttu ta tõsiselt kasvab küll 25. eluaastani, siis ta jääb edasi natukene laugjamalt arenema, aga igal kuskil kuni 40. eluaastani on siis maksimum, mida saab üldse ette kujutada vaimset võimet. Ja see, mis siis tähendab, et on mingid bioloogilised mehhanismid, mis isast ja emaste maailmas on paika pandud ja paraku siis hoolitsuskäitumine ei taha kuidagi nagu mees inimestega seostada. Näita lapse pilti või mitte ei mõju. Teatavasti kõikide titade näod tunduvad olevat sarnaselt vanemate kontsendi. Sõltumata titadest ja sõltumata vanematest, aga see tuleneb jälle sellest evolutsioonilisest tajumise mehhanismist, et kui ta on koos nendega, siis järelikult on nende laps. See on nende. No näiteks. Kas ühiskond, see kuhu ühiskond areneb ja see, kuidas inimene evolutsiooniliselt areneb, kas me areneme juba lahku? Sellepärast, et ühiskond on pinges, on näha seda lihtsalt. No ideaalis peaks ühiskond olema miski, mis on summeeritud inimeste või ühiskonna liikmete teatud omadused või käitumised. Aga kuna see ei ole kunagi otsene, ehk teisisõnu on alati mingid vahendused, kuidas ühiskond areneb ja kuidas inimene areneb, siis igal ajahetkel eksisteerib teatud vastandus või teatud mittekohasus. Ja ma oletan, et ühiskonna areng on oluliselt aeglasem kui inimese areng. Ehk teisisõnu isiksuse areng on alati kiirem ja eespool sellest, mida jõuab ühiskond tagantjärele teha, ehk siis jääb mulje, et see sotsiaalne keskkond on alati eilne, mitte ka see, mis peaks täna olema. Ehk siis põhimõtteliselt inimese isiksuse kas omadused või ka sellel põhinevad väärtused ja käitumised on mingis mõttes vastuolus sellega, mida ühiskond kas lubab või võimaldab. Ja sellest vastuolust tulenevalt võivad tekkida igasugused ka ebaharilikud muutused või protsessid, mida ei suudeta kontrollida. Aga see on jällegi selline spekulatiivne või spekulatsioonidel põhinev, et võib arutada nii ja naa ja ilmselt ei oska ka väga täpselt öelda, millises suunas võiks otsida neid argumente, mida saaks ka kuidagi kinnitada või ümber lükata. Ma pigem julgeksin nii öelda. Keskmisest kõvasti neurootilisema skooriga inimesena ma hakkan mõtlema, mis selle kolmandaga siis nüüd saab, aga et kolmandaks on justkui ka nagu peaks olema kõik, et see peaks toimuma täpselt 6 aja pärast. Ja kui me rääkisime täna isiksusest abstraktselt, siis 6 aja pärast keskendume ühele isiksusele konkreetselt, selleks on siis Rodion Raskolnikov Dostojevski romaanis Kuriteo ja karistus ja tema sellest isiksusest räägib meile siis Mihhail Lotman on esialgne kokkulepe sõlmitud, et 2 nädala pärast hiljemalt paneme välja siis ka kuulutused, kus asi on lõplikult kirjas. Et veel kord suur tänu teile tulemast.